ühine diagnoos, ehk siis võta rahulikult, sa ei ole ainus. We're back! Hello everyone! Back again. Tere jälle kõikidele patsientidele. Paar protsenti vähem akvardit, võib-olla. Jah, võib-olla. Not making any promises. Aga mitte rohkem terved. Igal juhul tahame siis tänada kõiki, kes meid kuulavad. Loodetavasti olete siin ja kuulate. Ja nagu alati, nüüd saab öelda nagu alati, sest et meil on üks episood ära olnud, nii et relate back to that. Oleme kokku tulnud, et arutada elu, ilu ja valu ja rääkida sellest ausalt ja ilma filtrita. Jah, oleme jälle siin Kaifis, kõige parema vaatega kohast Tallinnas, joome jälle imehäid nudistijooke. Alkoholivabasi. Ja ajame lihtsalt seda, mis suhu tuleb, sealt ka välja. Juttu. Ilma filtriteta. Ja. Nii, loodetavasti esimene episood meeldis teile. Kui meeldis, siis kirjutage, joonistage ja andke teada, andke märku, andke meile võib-olla veidi suunda, mida võiksime veel arutada siin. Taaskord ütlen, mainin ära olulise faktori, me ei ole professionaalid, me jagame oma enda kogemust, ilmselgelt. Amatöörid. Me jagame enda kogemust, me räägime sellest, mida tunneme, arvame ja mida nii-öelda oma enda elu arvestuses teame ja jah, et loodetavasti tulevik on helge ja saab siia ka veidi targemaid inimesi, aga praegu peate meiega leppima. Ja, seni saame ise targemaks. Ja nagu eelmises osas, siis ka see osa võtame ette materjali, mida meie jälgijad siis meiega jagasid, küsimused, teemad, mida nad arvasid, et peaks puudutama või siis killud ka nende enda lugudest, mida nad meiega jagasid, mis on väga tore, aitäh neile. Nii ametlik. Väga palju julgust võtab olla nii haavatav, nii et tõesti. Jaa, no ma mõtlen ka seda, et nagu, kuigi ma mõtlen, kui mul oleks olnud võib-olla nooremana julgust olnud sellisel viisil oma asju inimestega jagada, siis, või noh, mitte nagu kõigiga jagada, aga selles mõttes, et kui mul oleks olnud keegi, kellele kirjutada sellisel viisil, siis, ja kui mul oleks olnud see julgus, siis ma arvan, et ma oleksin palju paremas seisus, kui ma olen praegu. Millal Instagram? Me olime mingi gümnaasiumis, kui Instagram tuli, on ju? Midagi sellist vist, äkki mingi 10. klass, midagi sellist. Ja depressioon tuli mul enne Instagrami, wow. Üllatav. Nii et ema, see ei ole ainult sotsiaalmeedia süü. Ma olin selline juba enne, ma olen OG deprekas. Me oleme müüdimurdjad, me praegu lihtsalt. Just, see ei ole ainult, asi ei ole ainult mu telefonis. Aga igal juhul jah, teema, mida me praegu järgmiseks tahame käsitleda veidi, on siis töö, kool versus vaimne tervis ja kuidas mitte võib-olla läbi põleda või kuidas tasakaalu hoida. Et jällegi keegi rääkis sellest, kuidas ta näiteks ei käi hetkel tööl, aga käib 2 koolis ja tunneb ennast ikka veidi nagu ta ei teeks piisavalt või et ta peaks ikkagi tööl käima või mis iganes, aga et siis samas tunneb, kuidas tal ikkagi kooliga tegelikult tekib ka see paanika, et kool on juba too much võib-olla mingil määral, aga siis on endal see mingisugune alateadlik surve veel, et umbes mine tööle ka vaata. Et minu enda seisukoht selle teema koha pealt on mina, kes ma olen sisuliselt töötu. Väga palju ma võib-olla rääkida ei oska, aga ma tean ka samas seda oma enda kogemusest Ameerikas, kus ma tegin väga palju tööd. Et töö ei ole lõppkokkuvõttes see ainus asi, mis sind nagu õnnelikuks teeb, et sa võid olla ka väga edukas ja väga heal järjel, aga kui sa oled ise inimesena nagu õnnetu, siis noh, oma nagu vaimset tervist sa ei osta mitte ühegi summaga, kuigi nagu a pair of nice shoes on alati tore lisand ja võib-olla ka päevaks või 2 tekitab toredama tuju, aga pikas perspektiivis jah, iseennast peaks nagu hoidma kõrgemal. Sa töötad väga palju, nagu ma ei usu elu sees, et sa saaksid kvalifitseeruda töötada. Jah, aga ma arvan, et ma ei ole võrreldav hetkel nende inimestega, kes tõesti käivadki koolis ja tööl või mitmes erinevas koolis ja kõik sellised asjad, et ma ei kujuta nagu ettegi, kuidas sa ennast tunned, et sa ei tee piisavalt, kui sa tegelikult teed nii palju. Aga noh, see ongi sinu enda mõistus, mis sulle
vimkat viskab ja tekitab sinust tunde, nagu sa ei teeks piisavalt. Noh, tegelikult on see ka, et tegemisel on piirid ka ja peaksid olema piirid, et me elamegi nagu selles ühiskonnas, kus tekitatakse see tunne sulle, et sa pead nagu kogu aeg midagi ala minu mingi vana-vanama rääkimas, et nagu mina käisin ikka kunagi füüsiliselt päevast päeva kardulaid tassimas ja kui sa ikka rasket tööd ei tee, siis ei ole sa siin elus mitte midagi ära teinud, siis mina mõtlemas mingi, okei, ma käin tööl 12 tundi päevas, aga ma ei tassi raskeid kardulakotte, ma ei tee piisavalt tööd. Kui ma saaks kõikide nende asjade asemel, mis ma reaalselt pean tegema nagu praegusel hetkel oma elus kartuleid tassida, ma võtaks selle kohe, nagu kui see oleks üks asi, mis ma saan teha. See on nii lihtne, nagu lihtsalt autopiloodil töö tassidki neid. Aga minu arust nagu see üldse, see praegune olukord, nagu kus nagu kõigilt oodatakse mingis mõttes seda sama produktiivsuse taset, mis nagu on enne pandeemiat ja mida inimesed nagu ilmselgelt ei ole võimelised nagu deliverima, nagu see on nii raske lihtsalt. Ja nagu ma mõtlen ka, et kui see pandeemia hakkas, siis minu selleaegne tööandja nagu hakkas kohe saatma neid e-maile, et nüüd on see aeg, et hakka tegema joogat, võta see hobi ette, tee seda, aga kõik, mis sa tahad teha, on nagu lihtsalt nagu olla, nagu see on nii raske juba see olukord, kui sul on veel mingid vaimsed terviseprobleemid, mingid muud asjad, ülekoormus, et siis see ei ole see aeg, kus nagu nüüd ma hakkan nagu mingi uusi hobisi ja mingi eesmärke seadma, et nagu eriti nagu need just inimesed, kes praegu tunnevad ennast nagu, et nad teevad nii palju asju, siis see hetk, kus sa lihtsalt oledki mingi telefonis või pikutad või vaatad telekat, nagu see ongi su puhkehetk, nagu, et kuigi sa ei ole nagu enda arust võib-olla produktiivne, siis nagu sul on seda vaja, seda mingit mitte nagu... See vorm on vaata tegelikult iga ühe jaoks nii erinev, et kuidas nagu, mida tähendab sinu jaoks puhkus on ju või mis nagu sind lõõgastab. Ja mõtlegi, kui me olemegi praegu olukorras, kus meilt on ära võetud, on ju, et sa saad minna ma ei tea, sõpradega välja või puhkusel või midagi, siis nagu need ongi teised vormid, aga et see ei tähenda, et sa ei peaks neid endale lubama, et kui nad ei ole just mingi, ma ei tea, võib-olla kunagi sa läksid nädalavahetusel matkama, tegid mingi aktiivset puhkust, on ju, et siis nüüd on võib-olla see teistmoodi, aga sa ikkagi pead endale lubama selle väljalülitamise enda kohustustest. Ja vahel see hullult tegevuste otsimine võib olla ka mingi viis, kuidas nagu põgeneda iseendaga tegelemise eest, mis ma arvan mingil määral nagu ma usun, et nagu iseenda positiivselt suunamine on nagu hästi oluline, aga sa ei saa põgeneda oma asjade eest, on ju, et sa võid sinna matkale minna ja seda loodust imetleda, aga kui sa koju tagasi lähed ja ikka mingi paanikahoo saad, siis see mingil määral tegelikult ju kaotab oma eesmärgi, on ju, et ja ei aita sind võib-olla päris nii, nagu ta peaks. Aga see koolitöö asi, see on ikkagi minu meelest hästi huvitav, kuidas inimesed nagu, ongi, et see on su enda nagu ka, sa hakkadki ise endale juba ette kujutama, et nagu sa peaksid mingi üliinimene olema ja umbes suutma käia 2 koolis ja tööl. Ma arvan, et ma ei tea, kas kindlasti on sellised inimesi, kes seda suudavad, aga nagu ma arvan, et kui nad ütlevad, et nad on nagu täiesti õnnelikud seda tehes ja see on täiesti fine ja okei ja nagu jätkusuutlik, siis nad valetavad sellepärast, et olgem ausad, nagu inimlikus mõistes siuksed asjad lihtsalt, see pikka pidu ei ole sellise asjaga, ma arvan. No mingi hetk su tervis annab tunda või su, lihtsalt tuleb mingi takistus. Nagu ma enne tegin nalja sinu kohta, et eelmises episoodis siis, et sa manageerid teisi, aga et kas sa ise ennast ka manageerid, et ma arvan, sa kindlasti ka tundud täpselt see inimene, kes nagu teeb kõikide teiste jaoks, teiste eest ja siis ise ennast nagu jätab sinna tahaplaanile. Ei pane kalendrisse enda jaoks seda. Kui mul oli just viimane kord psühholoogiga rääkisin, siis ta oli ka mingi, et sa pead endale puhkeaega panema kalendrisse, sest muidu sa ei võtagi ise enda jaoks aega, nagu et ja kui keegi pakub sulle mingit kohustust sellel ajal, siis sa lihtsalt ütled ei, et sa pead lihtsalt ütlema ei, sellepärast et see on sinu aeg ja see on nagu kulda väärt, vaata, et lihtsalt tuleb arvestada, pluss mul oli eile väga hea nõuanne sellest saatest praegu meelde jätta. Pluss mul oli eile mentoring session ka nagu erialaselt ühe inimesega ja siis ta oli ka nagu, et okei, et sa nii palju teistest rääkinud, aga et mis on sinu enda plaanid, et kirjuta mulle nagu map, mida sa näed, et sa 2 kuni 5 aasta jooksul teed, et ma nägin, et sul oli üks eesmärk pandud ja et see oli super hea, et sa seda välja kirjutasid, aga et mis on veel need asjad, et sa pead ennast nagu eelkõige selles perspektiivis nägema ja kuidas need kõik tegevused loovad selle terviku, et sa jõuad oma selle eesmärgini, on ju. Pluss iseenda nagu liiga hõredalt laiali jaotamine ka, kui sa tahad,
ma jälle tulen tagasi selle kooli versus töö juurde ka, et kui sa käid koolis ja sa käid reaalselt sealt selleks, et õppida ja iseennast arendada ja mis iganes kraad sealt kätte saada, mis iganes, ma ei tea, aines või valdkonnas see on ju, selleks, et seda teha hästi ja tõesti tulla sealt koolist välja kõikide nende teadmistega sellisel viisil, nagu sa need sealt saad, nagu et sul on see kõik, kogu kompott nagu läheb täpselt õigesse auku õigel viisil, siis kui sa ei ole oma tähelepanuga tegelikult, kui sa üritad veel mingit 100 muud asja endale võtta, siis sa nagu, siis tegelikkuses sa ju jätad unarusse mingid asjad, kuskil peab miski annab nagu, peab nagu järgi andma, on ju, et ma arvan ka, et ei tasu võtta endale seda suhtumist, et ma pean nüüd kõike seda tegema, ei, sa võta oma 1 või 2 asja ja tee neid südamega ja hästi ja süvene sellesse ja ole nagu uhke selle üle, mida sa teed, mis asja sina, kes iganes sa käid seal 2 koolis, et mõtled, et sa peaks tööle minema, palun ära mõtle endast nii, sa oled super tubli ja isegi kui sa käid ainult tööl või käid ainult koolis või ei käi koolis praegu ja ei käi tööl ka, see on nagu okei, iseendale anda ka see mingi paus ja figure it out. Tegelikult sa oled alati piisav. Jah, sa oled alati piisav. Miski määra sinu väärtus, selles mõttes miski väline. Jah, kuigi muidugi on see ka, et eks enda vaimset tervist mõjutab see ka, kui sa nagu ei tee mitte midagi, on ju, jällegi see positiivne suunamine on, et sa pead leidma endale mingid väljundid ja mingid asjad, mis sulle meeldivad ja millest sa saad tunda, et sa hea oled. Ja mina nagu jäin kinni see aasta sellisesse nõiaringi, et oli see koroonaaeg, esimene aeg, on ju, see aasta tagasi, siis ma ei teinudki mitte midagi. Ma reaalselt olin mitu kuud, lihtsalt nautisin elu, see oli mu elu õnnelikum aeg. Tegin ainult asju, mis ma tahtsin ja puhkasin. Ja siis, kui see aeg läbi sai ja ma tulin Eestisse, siis ma hakkasin kuidagi nagu täiesti üle pukkima ennast, sest mul oli nii pikk paus olnud ja ma tundsin, et nüüd ma olen valmis nagu olema jälle produktiivne. Ja ma lihtsalt panin ennast nagu täiesti lukku ja see viis jälle nagu sellise hetkeni, kus ma tundsin, et ma ei saa enam midagi teha, nii et kõik, kui need kohustused said läbi, siis ma võtsin jälle pika pausi, siis tuli täpselt samamoodi, et ma üks hetk tundsin, et ma olen nii kasutu, ma pean jälle tegema asju ja nagu see nagu muster nagu viiski minu viimase kõige tumedama perioodini, mis nagu, no nüüd ma väikselt tulen välja, et aga oli päris nagu jube, et kuidagi kogu aeg läks meelest ära see, et ära ütle nagu jaa lihtsalt sellest hirmust, et muidu sa nagu ei ole võib-olla piisav või ei täida oma aega ära või ei ole nagu, ei õigusta iseenda nagu eksistentsi põhimõtteliselt. Pluss see ka, et ennast ei tasuks nagu valideerida nende väliste näitajatega sellisel viisil, et et ära ludri ka ole, on ju, aga selles mõttes, et jah, nagu ma ütlesin, minu enda kogemus see, et ma tegin USA-s palju tööd ja väga ägedaid, ahedaid asju, on ju, ja tegelikult ikkagi sisimas olin õnnetu. Ma arvasin, et see töö on nagu ainult see, mida ma teha tahan ja see ongi minu see, et kui ma saan sinna punkti, kuhu ma tahan jõuda, siis ma olen õnnelik ja siis ma sain sinna punkti või mingitesse punktidesse, kuhu ma tahtsin ja ma jõudsin sinna ja ma sain aru, et nagu okei, aga need ei andnud mulle nagu tegelikult seda rahulolu ja seda nagu mingisugust positiivsust iseenda suhtes juurde, sellepärast et see, mida ma otsisin väljast, ma tegelikult pidin seda asja nagu sees korda klopsima, mitte mingit välist nii-öelda pilti looma kellelegi või iseendale kasvõi, on ju, et need välised asjad nagu muidugi need on väga toredad ja lahedad, on ju, kui sul on igast kraadid ja summad pangakontol ja autod ja majad ja mis iganes, on ju, aga et tihtipeale oled sa sisimas, kui sa paned kogu oma fookuse ainult välisele, siis sa nii-öelda neglectid oma sisemust ja selle eest maksad sa lõpuks ka väga kallist hinda, hingehinda vahel isegi. Seda on nagu kurb kuulda, aga nagu hea kuulda sind ütlemas, sest et nagu nii tihti on, nagu mina olen küll tundnud seda, et kui ma näen nagu mingisugune välja või kui mul on mingid asjad, et siis nagu kõik muutub, et aga tegelikult nagu ma tean tegelikult, et see ei ole niimoodi, aga mõnikord on nagu hea kuulda neid inimesi, keda sa võib-olla nagu idealiseerid või arvad, et neil on nii või nii nagu ütlemas, et ma olen ka inimene. See on see destination happiness, öeldakse selle kohta, et nagu see, et kui ma jõuan sinna, siis mul on see, on ju, aga tegelikult nii ei ole. Ja kui sa õpid nagu olema selles momentis hetkes ka rahul iseendaga, kasvõi nagu tegelikult vaata näiteks ala mingi see kaalu kaotamise teema ja nagu fitiks saamine ja kõik see, et ma olen selle nagu poolt, et iseennast parandada või tervendada, mis iganes, aga et sa peaksid iseendaga olema nagu selles staadiumis, kus sa oled tegelikult õnnelik ja rahul, aga see ei tähenda seda, et sa ei taha paremaks saada.
aga sa nagu aktsepteerid iseennast ja oled selles hetkes ja momendis, mitte ei ela oma mingi tuleviku mina pärast kogu aeg, keda võib-olla isegi ei eksisteeri, on ju. Jah, aga siinkohal on küll nagu selle enesepildi ja kaalu ja kõik teemaga, nagu mina lihtsalt pidingi üks, et nagu kõik, ma ei tea, Instagrammerid, influencerid, kes nagu vähegi nagu, ma ei tea, noh, mingi trenniga ülepingutamised minu nagu vaatepunktist, kõik, kes nagu seda kuidagi näitasid või sellest rääkisid, ma ei suutnud, nad trigerdasid mind nii hullult lihtsalt, et ma lõpuks nagu blokeerisin ja kustutasin nad kõik ära, sest nagu ma tundsingi, et nagu sa võrdled ennast ma pean lihtsalt sellest välja astuma, et nagu, et see nagu minu jaoks, noh, see ei ole minu elu. Pluss tegelikult ma olen suht kindel, et reality on ju see, mida me portreerime sotsiaalmeedias, eriti nagu noh, sellised inimesed, kes näitavad kogu aeg ideaalset kuvandit endast, ma olen nagu noh, enam kui veendunud, ma muidugi noh, ei saa kindlalt kõige eest rääkida, aga ma ütlen oma kogemusest ja sellest, mida ma ka ise läbi olen teinud, et kui sa portreerid see osa, mida sa endast näitad, see ongi lihtsalt mingi nagu sinu mingi perfektne nagu pilt on ju, mida sa näitad teistele ja siis ülejäänud inimesed kõik võrdlevad ennast selle sinu perfektse pildiga, mis tegelikult sa ise ka ei ole see sinu perfektne pilt. Ja sa ise võrdled ju ka. Ja siis ongi kogu aeg on nagu siuke mingi kinni saba lahti, et nagu ja see ei ole noh, aus ka sellepärast, ma ise üritan ka ikkagi oma sotsiaalmeedias nagu seda ausat joont, muidugi kindlasti mingil määral ma ka näitan oma paremaid külgi ja paremaid päevi, aga ma üritan ka olla nagu läbinähtav selle suhtes, et mitte tekitada kellelegi esiteks mingit illusiooni sellest, kes või mis ma olen ja nagu iseendale ka mitte, et ma nagu ise ei lange ka selle ohvriks, et ma hakkangi kogu aeg joonistama seda mingit nägu ja siis arvangi, et nagu selline ma olengi kogu aeg ja siis üks hetk saan aru, et nagu see on tegelikult mingi mask, millele ma olen peale joonistanud neid asju ja kui ma selle eest ära võtan, siis mu nägu on ikka täpselt selline, nagu ta ennem oli, on ju. Et jah, see on nagu harmful, see teeb liiga sulle endale ja teistele inimestele ka. Ma just mingi aasta tagasi käisin enda Instagrami üle niimoodi, et võtsin sealt nagu, arhiveerisin ära, ma isegi kustutanud, sest nagu need on nii haiged reminderid, meeldetuletused nagu sellest ajast, kus ma olin nagu mingid selfid ja asjad, kus ma nagu olin nii visibly photoshopinud enda nägu ja nagu mingi facetune'inud, et nagu praegu ma vaatasin neid, et nagu kuidas kõik aru, võib-olla kõik said aru, nagu ma ei tea. Et sama, nagu... Mul endal on sama, kui ma vaatan mingi vanu asja, mõtlen nagu, mul ei olnud mitte ühtegi reaalset sõpra, sellepärast et jaabi fake, kui ta mulle ei öelnud lihtsalt, et nagu su lõug on mingi 3 sentimeetrit väiksem, kui ta mul on. Facetune'is tehtud pilt, kus nagu see kulmufilter, mis Facetune'is oli mu juuste peal nagu, et ma ei tukki nagu selleks edasi, super piinlik, aga väga humbling, et nad nagu alles on. Aga no ongi, et nüüd ma nagu elu sees, ma hetkel tähendab, ma ei teeks seda, võib-olla kunagi on jälle selline hetk, ei tea, aga see on nagu jah, mingi muutus, et see olen mina, mis ma teen, ma sündisin nii, ma olen siuke, see on see, mis mulle maailmale pakkuda, ja täpselt, et nagu mida kiiremini sa ära harjud, seda lõbusamaks elu läheb tegelikult. Plus sind on ainult üks. Nii et see on alati asi, millest kinni võtta, et sa ei saa olla kunagi kõige parem, ilusam, laedam, naljakam, edukam, mis iganes, aga sa oled ainus sinu eksemplar, unless sul mingi kaksik on, aga siis sorry to tell you, aga teid on 2. Ega selles mõttes jah, et nagu sa oled individuaalne ja see kõik need asjad, mis nagu sinu juures teistmoodi on, kui teistel ongi need sinu eripärad ja mina arvan, et need on just need asjad, millest kinni võttagi, et ma olengi erinev teistest ja see on nagu hea ja see on see, mis mind õnnelikuks teeb, sellepärast et nagu need on asjad, mis mulle on antud ja teistele ei ole antud neid asju. Et nagu see on, ma arvan, see, mis aitab ka mitte nagu seda, muidugi sa võrdled ennast alati ikka, aga jah, et mitte nagu enda, näiteks, et kui sa vaatad kedagi väga enda silmis ilusat inimest on ja mõtled, et ta on nii ilus, aga see ei tähenda, et sina nagu vähem ilus oled, sellepärast, et tema nii ilus on, et nagu teie, üks võib olla üks asi ja teine võib olla teine asi ja nad mõlemad eksisteerivad koos. Just. Ja ka maitse on väga subjektiivne asi, nii et kellegi jaoks ilus pole jälle teise jaoks ilus, on ju? Täpselt nii, et ja see ütlemine ka, et those who matter don't mind and those who mind don't matter, nagu et see ongi, et kui sa vaatad oma sõpru või lähedasi või armsamaid, siis nagu sa ei vaata neid silmades. Jah, sa ei vaata neid siukse kriitilise pilguga. Ongi, sa ei otsi kellegis vigu, nii et ära otsi iseendas ka neid vigu ja ära arva, et teised inimesed sinus neid vigu otsivad ja kui nad tulevad sinus vigu otsima, siis ära perse. Siis jah, võib-olla on probleem neis. Siis ei olegi vaja neid inimesi sul, jah, ongi, et see on nende personaalne probleem. Ei, no see ongi alati see, et me ju nagu kuidas seda nagu öelda korrektselt kuidagi,
et kui no endaga rahul olev inimene ei tee teistele haiget või ei otsi teistes vigu, vaata, et see ongi nagu alati sellel inimesel endal on mingisugune koht jaa, just, et no ma arvan, et meil kõigil on mingil määral on ju mõnel rohkem, mõnel vähem kokkupuuteid erinevate netikommentaatoritega ja nagu seal ongi minu meelest alati see tunne, et sa nagu et mina tean, et ma ei võtaks nagu elu sees seda aega ja energiat, et kellegi kohta midagi sellist nagu kuskile kirja panna, et siis sa mõtledki, et nagu issand, mida nagu see inimene peab tundma või läbi elama, et ta nagu teeb. Ja kui sa ise ennast nagu tabad ka teist kedagi kritiseerimas, me kindlasti kõik teeme seda suuremal või vähemal määral, kui sa tabad iseennast nagu kritiseerimas kedagi millegi eest või mingite nii-öelda iseloomujoonte või mis iganes asjades, siis mõtle korra selle peale, et võib-olla need asjad, mida sa nagu nii kriitiliselt näed või mis sind nii väga häirivad, on asjad, mille suhtes sa tegelikult iseenda puhul oled ebakindel ja sa lihtsalt nagu sul on lihtsam oma seda nii-öelda negatiivsust kellegi teise suunas lasta, kui võib-olla sellel hetkel iseenda suhtes või iseennast analüüsida ja mõelda, et okei, et äkki ma teen ise neid asju või minuga mul endal on nii ja et ma peaksin nagu tegelema hoopis sellega, mitte kellegi mingi teise asjaga. Teised inimesed on päris head peeglid meile. Väga. Et mõtteainet siis selle suhtes. Ületöötamisest jõudsime siia. Jah, see jutt läks. It was a trip. See oli tõesti väga hea. Ühesõnaga, ärge võtke liiga palju kohustusi. Olge endaga liiga karmid. Aga millest me veel võiksime rääkida, mida ka väga palju kirjutati ja mida ma arvan, me kõik oleme ka kindlasti tundnud, on kui sul tekib see punkt, kus sa lihtsalt enam ei taha või ei suuda midagi teha ja et kuidas nagu ennast sealt välja tuua, et kui sul ongi need momendid, kus sa tunned, et sul reaalselt huvi puudub nagu kõige suhtes. Ma tean, et minul endal kõige madalamad augud ongi sellised, kus ma ei taha hommikul tõusta, sest ma tunnen nagu what's the point, ma ei viitsi, mitte miski ei paku mulle rõõmu, mitte miski ei paku mulle huvi, mitte miski mulle ei meeldi, kõik on nõme, ma ise olen nõme, nii edasi, et need punktid on okeid, alustuseks ütlen ja neid ma arvan, ma ei tea, kas kõigil on, aga kindlasti väga paljudel inimestel on. Ja vahel peab ka lihtsalt need päevad läbi tegema ja võib-olla olemagi voodis ja võtma selle aja lasma endal olla, et nagu ära mine välja ja hakka projekteerima oma paska teiste inimeste peale. Aga samas ka ära lase endal nagu jääda sinna auku, et mingid väiksed asjad, millest võivad suuremad alguse saada, a la toa koristamine, korteri koristamine, minu jaoks näiteks see kõlab nagu ebahügieniliselt, aga ma ei käiks nagu duši all, ma käin väga tihti duši all, aga kui sul on mega sügav depressioon, siis vahel võib olla lihtsalt see, et nagu, ma ütlesin, kõige suhtes puudub huvi, siis kas või lihtsalt nagu duši all käimine võib muuta nagu su enesetunnet väga märgatavalt, et need on niisugused mingi little things, millele sa võib-olla mõtled, mis tunduvad nagu tähtsusetud või ei oma nii suurt kaalu, aga tegelikult parandavad su enesetunnet väga palju. Mul on 2 asja öelda. Esiteks selle koristamise kohta, nüüd kui mul siis see viimati selline hetk depressioonilaine, ma alati kasutan nii mingi ambiguous terms selle kohta, kui ma olin natukene tumedamas kohas, siis natukene olin seal ja nagu oligi, ei tulnud voodist välja, ja kõik oli siuke natuke pime ja siis mul tuli üks sõbranna külla, kes pakkus, et tuli mult midagi tooma või laenama või midagi ja siis midagi ma vingusin enda toaga nagu üle layout või midagi ja ta lihtsalt võttis kätte ja nagu koristas ja organiseeris kogu mu toa ära. Mis ta number on mul ka sellist sõbrannat? Ja, shout out to Chrisu. Ja see oli täiesti, see oligi selline asi, et ma nagu paar päeva hiljem nagu sain aru, kui palju see aitas, et mulle järsku nagu kuidagi nii, nagu selgem olla. Huvitav, mis see teine asi oli? Mulle meeldib ilgelt koristada, ma olen hästi OCD korrektne inimene, selles mõttes äkki ma peaksin ka oma sõpradele hakkama pakkuma seda tugiteenust, et ma tulen su koju ja ma koristan ära kõik nagu. Aga kusjuures keskkond on tegelikult suht oluline mõjutaja ka minu meelest, et kui sul on ikkagi, ma ise olen ka tähendanud, et mingi hetk, kui on liiga sassis minu ümber, siis mul nagu mõte ei tööta selgelt. Absoluutselt. Ja ühtepidi on see, et sa ei jaksa või ei taha nagu neid asju korda teha, aga samas ma olen täheldanud, võib-olla on kindlasti neid inimesi, kellel on täiesti nagu savi, aga enamus inimesed on ikkagi tundlikud ka selle suhtes, mis nende ümber on, ehk siis isegi kui sul on see, et ma ei taha või ma viitsi või mul ei lähe korda, siis tegelikult kuskil kuklas siin närib ikka see, et asjad nagu sassis on,
ja siis ongi, siis see on noh, niisugune nagu endless mingisugune sinna lihtne pailida juba, vaata just, aga kui just Twitteris oli, keegi jagas enda terapeudi antud nõu, mis oli minu meelest nii tore, et põhimõtteliselt ta nagu kurtis terapeudile, et ta ei saa isegi nagu nõudepesumasinat kasutada, sest et enne seda ta peab oma nõud nagu läbi loputama, sest noh, muidu nõudepesumasin nagu ei tee neid piisavalt puhtaks. Ja siis terapeut ütles selle kohta, et aga lase need masinasse nagu, lase nad 2 korda läbi, nagu pese nad 3 korda läbi, nagu 4 korda, et vahet ei ole, vaata, et sa võid nagu, kui sul on raske, siis sa võid teha nagu neid asju, et sa ei peagi nagu, noh, sa võid muuta nagu neid toiminguid vastavalt enda tahtmisele, enda vajadustele. Mis kergemaks võib-olla teeb asja. Et ei ole sellist reeglit, vaata, et kui sa ei jaksa, siis lihtsalt las see masin peseb see nii, kuni need on puhtad, nagu vahet ei ole, vaata. Nii armas. Jah, täiega minu meelest ka. Minule näiteks, et ma muidu mitte kunagi ei telli nagu mingi Bolti, mitte midagi, aga siis kui ma ei viitsi süüa teha, sest fighting existential problems, siis nagu see on ka selline asi, mis tegelikult nii aitab, et sa saad selle mingi sooja tervisliku toidu lihtsalt nagu see oli nagu ad, me ei ole veel sponsored, aga see aitab väga mõnikord. Ja noh, rääkides sellest ka, et praegu mis aeg meil on ja üldse, mis need väiksed või noh, mis rõõme me saame, on ju üldse praegusel ajal kogu selle koroona ja kõigega, kui kõik on nagu piiratud ja kinni, et ongi, et tuleb haarata oma väikestest asjadest kinni ja kasutada neid võimalusi, et mitte olla nagu liiga range enda suhtes, nende asjade suhtes ja ongi, et noh, reaalsus on see, et kui praegu on ainus võimalus tellida endale Wolti koju, siis telli see Wolt ja ole fucking... It's what you deserve. Jah, nagu naudi seda ja tunne rõõmu ja nagu see on täiesti okei vahel niisuguseid asju teha enda enesetunde parandamiseks, et sa ei pea nagu guilt trippima ennast lõpmatuseni mingite tobedate asjade suhtes. Et jah, need it's the little things. The little things, literally. Meil kadus see taust ära muidu. Ei, Kaisa, palun pane meil ühine tagasi. Sorry guys, meil vahel esineb tehnilisi viipalusi, see on meie teine kord siin alles, ma olen siin esimest päeva. Et jah, ma ei tea, mis ma nagu tahaks öelda seda ka, et mingi teetrenni ja värki-särki, aga see on nii raske. See ka, aga vahel tõesti väikse mingi sammu astumine, kas või jalutama minek ja mingid siuksed keskkonnavahetused nagu, lähed õue just, ja et sa liigutad ennast ja nagu kui sa tunned, et sa oled teinud enda jaoks mingi kas või ühe pisikese asja nagu näiteks jalutama minek, siis sa tunned ennast nagu automaatselt pärast seda paremini, sellepärast et sa tunned, et sa oled vähemalt nagu midagi teinud. Need on need väiksed võidud. Ja ole iseenda suhtes nagu hea, ürita iseennast selles mõttes aidata, mõtlegi endast nii nagu oma mingist sõbrast, kelle tuju sa üritad tõsta, et nagu teha midagi toredat ja head ja nagu mitte ennast nagu mingi hakata tümitama ja taguma, et iseenda vastu tuleb nagu hell olla. Ma leidsin väga huvitava ajaveetmisvõimaluse hiljuti, mis on ka COVID safe, enam-vähem vist igatahes, et vaateplatvormid, mis on vanalinnas igal pool, minna sinna õhtuti, mulle meeldib jalutamas käia hästi hilja, mis on ka äärmiselt ohtlik, ma kogu aeg mõtlen, et peaks tegema mingi naiste klubi nagu, kus, et kui ma tahan minna jalutama, et kas on mõni teine naine, kes tahab ka minna jalutama, et me läheks koos jalutama. Idea for a startup. Igatahes, ja ühesõnaga, kus ma olin, need vaateplatvormid, ja et lähed õhtul nagu sinna, kui on pime, ja seal on 1 euro vist maksab see 1,5 minutit, saad vaadata kuud ja tähti ja väga hea vaade on. Nii et eesmärgiga minna nagu jalutama, miks mitte? Ja ongi nii pisikene asi, mis tegelikult ilmselt parandab su meeleseisundit. Jaa, täiega. Esimene kord ma olin lihtsalt nagu lummatud, sest et kohe tuli see tunne, et there's a whole universe around me, nagu, et see ei ole nagu mina ja minu muredega. Ja noh, seega tegelikult ikkustes, kui sul on siuksed seisud, siis sa ei saagi nagu oodata, et see nagu maagiliselt korda saab, et see lihtsalt üks hetk üle läheb, et on okei ka olla nagu kurb ja teha midagi toredat enda jaoks ja tunda ennast kas või korra 5 minutiks õnnelikuna, sa võid pärast seda kurb edasi olla. Aga nagu kas või lase endal nagu korra rõõmu tunda mingist väiksest asjast, et ja noh, ongi, et tagant ära nagu arva nüüd, et kõigel ei olegi seda mingit fiksi kohest, et need asjad võtavadki aega ja vahel see paremini tundmine võib ka võtta päevi, nädalaid, kuid, aga nagu don't stop trying on ka kindlasti see üks asi, et nagu alati tasub, kuigi kui sul on madalseis, siis ilmselgelt see üritamine ongi kõige raskem asi, aga tulebki siis lihtsalt mõelda selle peale,
nagu ma ütlesin, võtta ennast kui seda sõpra, kelle tuju sa üritad tõsta, et nagu jah, üks hästi hea raamat on, selle nimi on Furiously Happy, ma võin pärast panna selle kuskile meie kommentaarimisse, mis äkki hakkab paneme tekkima. äkki Descriptionisse, ja just. Igatahes ja selles raamatus nagu see naine, kes selle kirjutas, räägibki sellest, et nagu ta nagu elu põhimõtteliselt hakkas minema natukene lihtsamaks siis, kui ta sai aru, et nagu kui tal on halb olla, ta kannatas bipolaarsuse, depressiooni ja veel millegi all, et kui tal on nagu need hood peal või kui tal on halb olla, et siis ta ei saa midagi teha, ta peab aktsepteerima, et see on nii, aga et kui tal on hea olla, et siis nagu ta on otsustanud olla furiously happy, et sa oledki lihtsalt nagu, sa teed oma heade päevadega nagu kõike, nagu mis sa vähegi suudad ja minu meelest see on nii hea nagu suhtumine, sest et nende heade päevade jooksul nagu mitte ainult ma ei naudi elu, aga ma saan teha ka nagu mingit eeltööd kinda nagu nendele hetkedele, mis ma tean, et kui läheb halvasti, et see ongi nagu tubade koristamine, mingi terapeudi aja kinni kokkuleppimine. Kasuta seda momenti ära, kus sul asjad hästi on. Täpselt, et siis ma hoolitsen enda eest ja siis, kui tuleb see halb hetk, siis nagu tegelikult ajapikku nagu need halvad hetked on nagu palju kergemini üle elatavad, sest ma nagu see mineviku mina on nagu natukene hoolitsenud selle tuleviku mina eest. Kusjuures see on hästi huvitav, sest et minul endal on nagu analoogselt, kui mul käivad ka, mul käivad hood, mul on nagu depressiivsed episoodid ja siis mul on nagu need manic episodes, kus mul on nagu ajutiselt enamasti mingi 12 tundi, vahel ka paar päeva see tunne, kus ma olengi nagu võitmatu, ma võin kõike teha, ma olen nagu the baddest bitch, ma olen, kõik on super, ma näen, mu peegelpilt on nendel päevadel isegi nagu täiesti teine ja ma varem tundsin ka mingitel momentidel, et nagu seda, et ma peaks nagu seda alla suruma või et see on nagu, et nagu wow, nagu tõmba tagasi, vaata, tõmba tagasi, aga nüüd ma olen aru saanud, et just muidugi mitte üle piiri minna, kui sa ära kellelegi liiga teega nagu selles mõttes, aga ma mõtlen, iseenda mõistes on ju, et kõik asjad, mis nagu midagi kellelegi ei tee väljapool sind on ju, et iseenda asjad, et tulebki lasta endal ennast nii tunda ja nautida ja nagu see on nii naljakas ka, ma arvan, et võib-olla nüüd, kui ma seda ütlen, siis võib-olla keegi oskab seda tulevikus näha, aga isegi mu Instagrami story'd on mingid päevad, kus ma võib-olla ei tee ühtegi story't üldse või siis on täiesti ma olengi mingi sad, depressive quote, mingi about anxiety ja siis on need päevad, kus ma olen lihtsalt mingi täiesti ma teen mingi story'si, mingi selfie'si ja peeglist pilte ja olen mingi igal pool, mingi laulan autos ja mingi teen mingi täiesti selliseid asju ja siis low-key mõtlen, et okei, et nagu ilmselgelt mul katus jälle sõidab, vaata, aga et nagu positiivsel viisil ja et nagu miks ma peaksin nagu, ongi, et nendel momentidel, kus ma tunnen ennast nii hästi, ma peangi laskma endal tunda ennast nii hästi. Mu esimene psühholoog, kui ma olin 15 või 15 vist jah, ütles mulle sellise asja, mis on minuga nagu jäänud nüüd terveks eluks ja mida ma enda kohta mõtlengi ja arvangi ilmselt ja nii ta kindlasti on ka, on see, et ta ütles, et ma tegin seda isiksuse või nad annavad sulle selle mingi klassik testi, mingi pane mingi numbriskaalal, kuidas sa ennast selle väite suhtes tunned, on ju. Mul on ka mu esimene alles. Jabur, minu meelest need on nii jaburad, sest asjad ei ole kunagi nii mustvalged ja lihtsad, aga see selleks, see testi tulemus andis mulle vähemalt nagu selle mõtte, mis minuga siiani kaasas käib. Igal juhul ta ütles, et see testi tulemus on mul täiesti, ta oli mingi inconclusive, tõstatas oma kulmu ja oli mingi what is this, ütles, et väga huvitav, et sa oled täpselt pooleks inimene, kes ta ei olnud nüüd täpselt sõnu, aga ma nüüd rephrasing, inimene, kes vihkab ennast kõige rohkem ja armastab ennast kõige rohkem. Ja ta ütleski, et sa täiesti nagu eksisteeridki nagu lihtsalt kaks sind ühes ja ma siiamaani tunnen ennast niimoodi, et ma olengi täpselt see inimene, kes armastab ennast kõige rohkem, aga vihkab ennast kõige rohkem. Kas sa olid Scorpio? Ma olen Sagittarius. Ambur, jah, okei. Ja siis ka mingi paar päeva tagasi üks mu jälgija kirjutas mulle ühe story peale, et nii imelik, et kuidas sa ennast väljendad, et sa ühtepidi oled nii enesekindel ja endas kindel, aga teistpidi nii ebakindel nagu samas lauses. Ja ma olin mingi ja see ongi kõige lihtsam viis, kuidas mind seletada. Et kui inimestel on, kes ei saa must aru, siis we exist. Siin ma olen. Et kindlasti on neid teisi veel, aga jah, et minu enda jaoks ongi, aga huvitav on nii eksisteerida, nagu iga päev on exciting selles mõttes, et kuidas ma täna üles ärkan, et kas duality of a man. Jaa, et kas meil on kõik väga hästi või meil on kõik väga halvasti ja ongi, et mu enda, see ongi nii imelik, kuidas nagu see, kuidas ma näen ennast täiesti transformeerub nagu.
et ja noh, muidugi, aga samas on ka see, et see on ka kindlasti sellega tasub ettevaatlik olla, sellepärast et see võib ka väga kahjulikult mõjuda ja need nagu polaarääärmused, kindlasti see kõikumine ei ole nagu hea ja tervislik, on ju, et positiivse suhtes on see võib-olla hea, aga nagu negatiivsuse suhtes kindlasti nagu ei tasu endal lasta sinna täiesti alla minna, kuigi samas nende episoodidega on see ka, et tasub nagu olla ettevaatlik, sul vahel võib tunduda, noh, ma võin olla näiteks hästi impulsiivne, et ma võingi ja nagu nüüd õnneks kuna ma olen seda õppinud endas analüüsima ja tajuma neid hetki, siis nagu see ei lähe nii kaugele, aga mingitel momentidel mul see võis minna nii kaugele, et ma mõtlesin ka oma peas, et nagu noh, mitte nüüd mingeid haigeid asju, aga et ma noh, et need oleksid võinud olla need kohad, kus ma lähen üle piiri ja teen kas liiga iseendale või kellelegi teisele või mis iganes, on ju, et jah. Ja nendel Manic episoodide ajal, nagu mul on ka see probleem, et ma lähengi tihti üle piiri just sellega, et ma arvan, et ma olen nii võitmatu ja viimane kord ma kandideerisin lihtsalt nagu mingi erinevatesse esindustesse ja mingi üritustele ja positsioonidele ja ma lihtsalt nagu unustasin need kõik ära ja siis, kui tuli see nagu madal hetk, siis hakkasid need meilid tulema, et olete vastu võetud, olete seal, et siis ma nagu istusin siis on see nagu, imposter syndrome. Jah, täpselt, imposter syndrome, ma olin täiesti nagu halvatud, mõtlesin, et nagu ma ei suuda, ma ei saa hakkama, mis asja. Mida ma teen lihtsalt, no nüüd ma siis tegelen nende tagajärgedega, et selles mõttes küll see positiivne pool on ka nagu siuke natukene vahepeal veits hull olek, lihtsalt tundubki nagu, et ei ole piire või nagu ei ole, jah. Aga no mitte alati ei ole see nii, ma nagu enne mõtlesin just selliseid mingid mildly normaalseid päevi, et kus siis ära kasutada seda, et sa oled võimeline või produktiivne, aga jah. Ongi mina näiteks, ma ei tea, paned trenniga täiega asfalt ja käid mingi teed mingi kõiki asju mingi. Ma saan alati kõikide sõpradega kokku. Võtad ühe päeva jooksul ette, lihtsalt teed jälle ära, on ju, mingi maalid ja mingi jooksed ja laulad ja mingi klaverit ja kõike muud. Aga et jah, see on huvitav kõikumine meie enda peas nagu. Absoluutselt, kuidas sa tunned, kas sul nagu on sul selliseid äärmuseid või sul pigem läheb nagu natuke? Mingil määral ikka on vist, jah. On ikka nagu mingid halvemaid päevi, kus sa mingi, issand, ma olen ikka siuke luusar nagu. Ükskõik, mida ma ei teeks, vaata, siis tunned niimoodi ja siis mingitel hetkedel on mingi okei, võtame nüüd kätte ja teeme seda. Ma näiteks ükskord oli nii, et ma kandideerisin mingi Music Estonia juhiks nagu ja mul ei olnud juhi kogemus. Ma ei delusional lihtsalt nagu noh. Kujutadki ette mingeid asju peas, mida nagu tegelikult see on minu meelest väga hea, sest et nagu sa peadki channelima seda nagu seda keskmise valge mehe energiat vaata. Looma endale või neid võimalusi. Just, et sul on see nagu... Ma mäletan ka, et kui ma rääkisin sellest inimestele, siis kõik vaatasin mingi veits nagu hullu. Kõik oli mingi, excuse me, millest sa räägid nagu? Ja siis ma olin mingi, et ma tegin seda ja ma ise olen uhke, et ma tegin endale nagu väikse väljakutse, vaata. Jaa, nagu uhke sulle. Pime confident. See valge mehe asi on nagu iga kord, kui ma hakkan endas kahtlema, siis ma mingi, tee nii nagu valge mees teeks. Ma olen keskealine valge mees. Mitte ka, et ma olen mingi Brad. Kõike ja teeb kõike kõige paremini. Just. Absoluutselt. Jah. Ma ei teagi, millest me veel peaksime või võiksime rääkida. Eelmise asja lõpetuseks ma ütlen üks asja ka, et mis see point oli, on see, et nagu nothing lasts. Not the bad days or the good ones. Et jah, tuletadagi endale meelde, et nagu kõik lõpuks läheb üle. Ja elu koosnebki nendest väikestest toredatest hetkedest, sest kui me mõtleme nagu tagasi mingi headele mälestustele, siis tulevadki ju nagu hetked nagu, mitte mingi 4 nädalat mingi Nepaalil, vaata, vaid sa mõtled nagu siis, kui ma olin seal mäe otsas ja siis, kui ma olin seal, mis iganes. Et ma ei ole Nepaalis. Kusjuures ma ise olen nüüd mingi 2 aastat järjest teinud millegipärast iga kevad tuleb mul see moment, kus ma olen mingi mega sentimentaalne ja lähen vaatan oma camera rolli ja kõik oma pilte ja asju ja nii imelik, ma vaatan neid mingeid pilte mingist ajahetkest ala mingi 3 aastat tagasi näiteks ja ma näen seda pilti, mul tuleb täpselt meelde, mis muga tol ajal toimus, mida ma tundsin, mis mu meeleseisund oli, aga samas nagu ühtepidi see teeb mind natukene kurvaks, sellepärast, et ma mõtlen tagasi tema peale ja mõtlen, et nagu, girl, nagu pick yourself up, tahaks sulle kalli teha, on ju. Aga teistpidi tegelikult, kui ma mõtlen oma minevikule, mis mulle meelde tuleb ja mis mulle meelde jääb ja mida ma endaga üldiselt kaasas kannan, on positiivsed asjad ja igas nendes kõige tumedamates aegades ma suudan ikka leida mingit
positiivseid asju, mida ma vaatan tagasi ja mõtlen, et see oli nii lahe või see oli nii tore kogemus või ma tundsin ennast sel hetkel nii hästi ja et nagu tegelikult ongi see, et the good shit nagu on see, mis sinuga lõpuks tegelikult jääb või peaks jääma, et jah, ongi, et isegi rasketel aegadele tagasi vaadates tegelikult tulevad sulle meelde ka nagu head asjad, ehk siis Plus aitab asju ka perspektiivi panna, minu meelest see on nagu hea reminder, et noh, vahepeal sa peadki rasketest asjadest läbi tulema, et jõuda nagu valguse poole vaata. ja eriti armas on see, et nagu tuleviku Madeline kuskil vaatab tagasi, vaata praegu siia hetke. praegusele minule. Such a good girl, I love her. Et noh, tegelikult nagu ongi, ma mõtlen ka kogu aeg seda, et nagu kõik asjad saavad läbi või et nagu kõik hullud hetked, mis mul on elus olnud, nagu enam-vähem saan naerda nende üle, nagu kõik asjad, ma ei tea, mis on juhtunud, mis on nagu selles hetkes tundunud maailma lõpp täiesti nagu aeg läheb mööda ja nagu jah, täpselt. Ei olnud ikkagi sinu maailma lõpp, on ju. Just, keelab edasi kõik. Aga jah, see oli ka teema, mida tõstatas üks jälgijatest, üks tuttavatest sõpradest, keegi, ma ei tea kes, kirjutas, et see terveks saamise kontsept, et mis asi üldse nagu see on või mis ta peaks olema või kas siuke asi üldse eksisteerib. Ma arvan, et iga inimese jaoks on see muidugi individuaalne ja ongi, et nagu defineeri terve. Ja ongi see probleem, et see ütlemine, et midagi on terve. Või millega me seda nagu, jah, mis see raam on, mille me eeldab, et on midagi katki, aga nagu me siin üritame mõelda, et midagi ei ole katki. Jah, et ma arvan ka minu enda puhul, ma arvan, et seda nii-öelda, see kõlab nii masendavalt, ma ei saagi kunagi terveks, aga selles mõttes, et ma olen enda jaoks aktsepteerinud oma teekonda sellisel viisil, et ja ma arvan, et ma ei kujutakski ette või tahakski võib-olla, ma ei ole see inimene, kellel ma näeks, et üks hetk nagu, mitte et kõik korras on, aga selles mõttes, et noh, ma tunneks, et nii, nüüd ma olen jõudnud siia punkti, kus ma tean kõike, ma olen kõik läbi teinud, siit enam kuhugi edasi ei arene, nüüd ma olengi selline, nagu ma ei tahagi enda jaoks seda sellist punkti, aga kuna ma olengi võtnud selle seisukoha, et ma seda punkti ei taha enda jaoks, siis see tähendabki seda, et ilmselt ma jäängi elu lõpuni mingil määral võitlema mingite asjadega, loodetavasti iseennast parandamas mingites valdkondades või mingid iseloomujooni enda juures või mingid käitumismustreid või seda, kuidas ma iseennast kohtlen või teisi inimesi, et nagu see on konstantne nagu progress ja et ma nagu tahangi, et see oleks nii, et ühtepidi see on veits vahel scary mu jaoks, sest et ma mõtlengi, et nagu, et kas ma nagu mingi 30 aasta pärast ka ikka struggle'in nagu nende asjadega ja et nagu mis siis nagu, kuidas mu elu üldse hakkab välja nägema. Aga samas ongi, et ma olen võtnud seda nii, et nagu see on minu elu, see on minu teekond, see on nii, kuidas asjad minu jaoks läksid või läinud on. Kindlasti on ka võimalus, et need muutuvad ja et ma ise muutun, ma loodan väga palju, et ma muutun. Aga et jah, et ma nagu seda lõpp-punkti, ma arvan, ei tohiks endale seda suunda võtta ka, et nagu ma tahan jõuda, noh, nagu ma rääkisin, mingi destination happiness on ju, et ei ole seda mingit finish line'i, kuhu sa jõuad, kus nüüd kõik on thumbs up kogu aeg, et tuleb iseennast nagu praeguses hetkes üritada võimalikult nagu õnnelikuks ja nagu terveks ja positiivseks teha ja oma elu praeguses hetkes nautida. Isegi kui kõik on praegu halvasti, siis see on ka nagu okei. Homme võib-olla enam ei ole, ülehomme võib-olla ka ei ole, et sellel kõigel on nagu võimalus muutuda. Ja et nagu lootust on alati, aga samas mõtle, kui igav oleks nagu, ma ei kujuta ette, kui ma oleks nagu iga päev see mingi manic episode bad bitch mina, siis nagu mul ei oleks nii palju tööd. Ma ei tea üldse, kus ma oleks omadega, nagu ma võib-olla oleks juba ammu kuskilt mingi Ferrariga mingi kalju pealt alla sõitnud, et nagu ei, täpselt, minu meelest on ka just see on nii huvitav, et seda nagu varju poolt või just shadow work, et seda kogu aeg jätkub nagu, et mõnikord ma nagu tunnen jälle, et okei, et see on mingi uus asi, mis nüüd mind trigerdab, hetkel ma ei viitsi sellega tegeleda, aga ma tean, et üks, et ma pean otsa vaatama, no igasugused, ma ei tea, kadedustunded või nagu mingid sellised asjad, et jah, et seda tööd tõesti nagu jätkub alati, mis on tore, mis on väga hea. Areng ongi ju see, mida tegelikult sul on tegevus, isegi kui sa oled töötu ja ei käi koolis, siis sul on vähemalt tegevus. Palju aega iseendaga tegeleda, see on ju ka suur privileeg mingis mõttes. Või see üldse, et sa tunned nagu, et sul on endaga tegeleda või et sa tahad, see on nagu nii hea märk tegelikult, sest nagu kui ma mõtlen nagu
depressiooni peale ja mingite hetkede peale, siis kõige hullemad ongi need hetked, kus sind ei huvita absoluutselt. Ja kus sa mõtledki, et nagu this is it ja nii jääbki olema nagu. Jah, just, aga kohe, kui sul ongi nagu mingigi väike mõte või tunne või et okei, et iseendale tuleb nagu võimalus alati anda, et nagu ja noh, see ongi nii huvitav ka, kuidas sa võid nagu nii kiirelt võib see sinust see switch ka ära käia, kus sa võid nagu negatiivsest positiivseks minna, et nagu ja see käibki vahel täiesti nii, et sa ei saagi aru, mis seda nagu tekitas, kus see tuli, accept it, sest see on nagu väga tore ja hea asi ja siis tulebki lihtsalt nagu olla teadlik sellest, et need asjad käivadki lihtsalt niimoodi nagu hooti. Good luck kõigile kõrvalolijatele, kes seda kannatama peavad, kõik muu. Siinkohal tahaks tänada oma pere, sõpru, oma elukaaslast ja samuti oma koera, kes on kõike seda pidanud 8 aastat kannatama. Koer, tahaks ka koera. Aga ei jah, ma arvan, et nagu see on okei, et asjad nii on. Aga kas sa tunned, et ma hakkasin koerast nüüd kinni, et koer nagu, kui on depressioon, kas nagu koer aitab selles mõttes, et sa pead ju kõndima siis või see on nagu depressiooni ajal vahet ei ole, et see on nagu lihtsalt mingi jälle kohustus? Oi, see on tegelikult väga hea küsimus, sest et mingitel hetkedel kindlasti mul on ka seda olnud, kus ma tunnen, et nagu ma lihtsalt ei taha, ei viitsi, ei suuda, aga nendel momentidel samas tegelikult ma olen seda alati öelnud, et nagu ma võtsin ta varjupaigast, on ju, et siis ma nagu oleks ta nagu päästnud, aga tegelikult ma ütlen alati seda nii, et tema päästis minu, sellepärast et ta andis nendel momentidel, kus mul ei olnud, kus mina ise ei olnud enda jaoks piisav põhjus elusana püsida, siis oli mul Lionel, kes oli mingi girl, ma tahan välja pissile kakale minna nagu ja mul on vaja, et sa mulle poes süüa tood. Oh, you're sad. Ja siis need hetked nagu ongi see, kus ma mõtlen, et jah, et nagu keegi teine sõltub minust, keegi teine vajab mind, mina olen nagu eriti koera jaoks nagu muidugi on ka kindlasti võimalus, et ta leiab uue omaniku ja mis iganes on, aga ma näiteks näen Lioneli pealt, et ta on minusse nii kiindunud, et nagu mina olengi, kui minu elu läbi saaks enne tema oma, siis oleks nagu tema jaoks ka nagu game over, et ja ma tunnengi, et see on see vastutus, mille ma võtsin ja et ma pean nagu austama või honor that commitment talle ja nagu olema tänulik selle eest, et üldsegi nagu tema minu jaoks on sellisel kombel olemas ja nagu sama vastu talle pakkuma, mis kõlab võib-olla inimeste jaoks nii veidralt, mingi see on su fucking koer, rahune maha. This is getting so emotional. Aga jah, me oleme käinud nagu läbi tule ja vee temaga koos ja ongi, et tema on minu jaoks alati olemas olnud, on ka edasi, vahepeal käib mulle küll ajudele, kindlasti mina talle ka, kui ta saaks rääkida, siis wow, aga jah, et see mitte, et ma ütlen nüüd kõigile mingi depressioonis inimestele, et mingi võtke endale loom, sest et see kindlasti ei pruugi kõigi jaoks nii toimida, aga minu enda jaoks see nagu käis niimoodi sellisel kombel. Jah, kui loomaga ei saa jalutamas käia, siis sõbraga. Jah. Hit up a friend. Aga nad ei vaja nii nagu õuepissile kakale minemist võib-olla, siis ei ole nagu aga seda ütlegi oma sõpradele ka, ütleb, mul on vaja, et sa nagu tungival soovil nagu esitad mulle selle, et lähme välja. Don't take no for an answer. Jah, mul on vajadused. Aga ma arvan, et võib-olla siinkohal võtamegi nende vajaduste juures need otsad kokku. Ka meil on vajadused. Ja jah, täna me tähendab jälle loodetavasti neid kuulajad, kes meil on, neid tahaks tänada. Nagu ka juba ennem sai öeldud, thanks Skype, et katust pakud ja vaadet, lauad, toolid ja mikrofonid ning ekraan ja kaamerad. Meid ei oleks siin, kui ei oleks teid. Aitäh, Nudist, et nii armsalt olete õla alla pannud. See on väga tore ja meil on hea meel ja see you next time. See ya!